13. detsember 2003 18:00 Kesk-Iraagi külmunud maal, kitsas ventileerimata 6 jala laiuses ja 8 jala pikkuses maa-aluses õõnsuses kuulab kukutatud valitseja, kas tema pea kohalt kostub mingeid nõrku vibratsioone. Saddam Hussein teab, et teda otsivad 100 kui mitte 1000 Ameerika sõdurid ja kui nad ta leiavad, on ta surnud. Kuude kaupa on tal õnnestunud tabamist vältida, terved diviisid on teda otsinud ja tema leidmiseks on kulutatud miljoneid dollareid. Ometi on kõik vihjed ja katsed lõppenud samamoodi, läbikukkumisega. Saddam on alati paistnud olevat oma vaenlastest 1 sammu võrra ees, kuid täna öösel on kõik teisiti. Varustatud värske, täpse ja väga usaldusväärse luureinfoga usuvad ameeriklased, et Saddam on lõpuks käeulatuses ja on saatnud oma parimad erioperaatorid teda otsima. Ning lõpetame ühe suurima inimjahi kaasaegse sõja ajaloos. Kuus moodustavad nad ülesandejõu 121 eliit- ja salajase ühise erioperatsioonide meeskonna, kuhu kuuluvad Delta Force'i, mereväes Seali, meeskond 6, USA armee reameeste ja 160 erioperatsioonide lennuväerügemendi liikmed, keda tuntakse ka kui ööjahtijad. Neid toetab terve soomustatud ratsaväe eskadron, raske mehhaniseeritud terasest müür, mis kindlustab perimeetri. Minutite möödudes läheneb ülesandejõud 121 oma sihtmärkidele, paarile lihtsale hurtsikule, mille koodnimed on Hunt 1 ja Hunt 2. Pealt näha pole nendes kohtades midagi erilist. Keegi ei oskaks arvata, et üks ajaloo kurikuulsamaid ja julmemaid diktaatoreid peidab end sellises kohas. Aga just sellel Ameerika ja tema liitlased loodavadki. Panused ei saaks olla kõrgemad. Ja iga sekund lööb. Sest kui Saddam saab isegi vihje, et ameeriklased on tulemas, kaob ta jälle jäljetult. Nagu kummitus kaob ta Iraagi maa-aluste labürintidesse. Operaatorid kontrollivad oma öövaatlusseadmeid, muutes ümbritseva pimeduse erinevateks rohelisteks toonideks. Nad kontrollivad oma relvi, võtavad ohutusoovad maha ja hoiavad hinge kinni, teades, et järgmised tunnid on elu ja surma küsimus. Nad on kas kohe saavutamas oma kõige olulisemat eesmärki või lasevad Bagdadi lihuniku taas käest libiseda. Jällegi taandub kõik sellele hetkele. Saddami jaoks oli maa alla peitmine katastroofiline vastand tema võimule, mida ta veel mõned kuud tagasi omas. Õhupuuduses, ventileerimata kastis lämbudes ei olnud ta enam puutumatuna näiv miljonimehelise riikliku sunniaparaadi arhitekt. See impeerium sai alguse täpselt samast puukidega täidetud mullast, mille all ta nüüd peidus oli. Sündinud vaesusesse 1937. 1930 kujunes tema poliitiline tee pigem kaalutletud kõrvaldamiste kui diplomaatia kaudu. Liitudes Paati-parteiga 20-aastaselt tegutses ta tänavatasandi käsilasena, kõrvaldades rivaale ja organiseerides miilitsarakkusid. 1968. aastaks oli ta riigipöörde taktikaline jõud, mis haaras Iraagi valitsuse üle kontrolli. Järgmise kümnendi jooksul tsentraliseeris ta vaikselt sõjalist võimu ja kõrvaldas sisemised ohud, võttes lõpuks Iraagi täieliku kontrolli enda kätte. 1979 aastal kehtestas ta totalitaarse diktatuuri, režiimi, mis rajanes hirmul, paranoial ja vägivallal. See võimaldas tal riiki mitu aastakümmet raudse haardega kontrollida, kasutades selleks sunnimehhanismidest koosnevat riiklikku aparaati, mis põhines kattuvatel luureteenistustel, salapolitseil ja lojaalsetel käsilastel. Tema tiitel võis küll olla president, kuid Saddam valitses Iraagi riiki tegelikult pigem kuninga või keisri kombel. Need, kes talle vastu seisid, mitte ainult ei arreteeritud, vaid tehti olematuks. Nende lähedased kannatasid sageli samuti. Neid tapeti vaikselt ning nende kehad visati hoolimatult tähistamata haudadesse. Samal ajal laienes Iraagi sõjavägi tohutult ning 1980 aastal alustas ta kurnamissõda naaberriigi Iraani vastu. See sõda kestis peaaegu 8 aastat ja sellest sai üks 20. sajandi lõpu verisemaid tavakonflikte, põhjustades vähemalt 100 000 surmasid, hinnangud erinevad väga palju. 1990 aastal viis järjekordne sissetung, seekord Kuveiti esimese lahesõjani, mille Iraagi kaotas USA juhitud koalitsioonivägedele. Pärast ülestõusude mahasurumist suutis Saddam oma võimu veelgi kindlustada. 2003. aastaks oli Washingtoni kannatus otsas. Sissetungile anti roheline tuli luureandmete põhjal, mille kohaselt Iraagil olid massihävitusrelvad, kuigi sõjajärgne tegelikkus lükkas need väited ümber. Sel hetkel oli käsklus ühemõtteline. Režiim tuli juurteni välja kiskuda. Diktatoori võimult kõrvaldamine ei ole lihtne ülesanne, kuigi Saddam Hussein oli juba aastakümneid üle elanud atentaadikatseid, sõjaväelisi riigipöördeid ja rahvusvahelisi õhurünnakuid. Ta kasutas oma tohutut võimu, et oma tulevikku kindlustada, toetudes tugevalt kindlustatud punkritele, paleekompleksidele, varjepaikadele ja ustavatele liitlastele, et korduvate ohtude eest ellu jääda.
See koos tema äärmiselt lojaalsete järgijate tihedalt seotud ringiga muutis tema tabamise väljavaate peaaegu võimatuks ülesandeks. Aga USA ei saanud taganeda. Kuni Saddam oli elus ja vabaduses, kartsid koalitsiooni planeerijad, et ta võib endiselt ustavaid toetajaid koondada ja kasvavat vastupanu õhutada. Ameerika ja tema liitlaste ülesanne oli see õudusunenägu lõpetada. 19. märts 2003. USA president George W. Bush annab rohelise tule operatsioonile Iraagi vabadus ja tema Iraagi ametivend Saddam Hussein valmistub silmitsi seisma millegagi, millega ta pole kunagi varem kokku puutunud. Planeedi tugevaima sõjaväe täiemahulise sissetungiga oma riiki. USA ja tema liitlaste jaoks on eesmärgid selged. Nad peavad kukutama Saddami valitsuse, tuvastama ja hävitama kõik Iraagi massihävitusrelvad, leidma ja välja ajama terroristid riigist ning vabastama Iraagi rahva nende riigi mõrvarlikust režiimist, et nad saaksid lõpuks liikuda millegi turvalisema, helgema ja parema poole kõigi jaoks. See ei saanud olla aeglane kampaania ega järk-järgulise kurnamise sõda. See pidi olema kiire, plahvatuslik ja mõjus. Ja Ameerika Ühendriigid otsustasid juba esimestest hetkedest peale anda tooni pompoosse šoki aukartuse kampaaniaga, mille eesmärk oli halvata Iraagi juhtimise kontrollisüsteemid konflikti esimestel tundidel. Mida kiiremini Saddami sõjavägi pimestati ja kurdistati, seda parem. Sest see muudaks vaenlase jaoks palju raskemaks korraldada mingisugustki tõsist kaitset või vasturünnakut. Selleks ei saanud koalitsioon endale lubada, et nad takerduvad pikkadesse lahingutesse Iraagi lõuna või lääne osas. Nad pidid tungima sügavale riigi sisemusse, lüües otse režiimi võimusfääri südamesse, Iraagi pealinna Bagdadi. Ja just seda nad tegidki. Kui saadi teada, et Saddam ise külastab üht kompleksi Dora põllumajanduspiirkonnas Lõuna-Bagdadis, valmistusid USA väed oma esimesteks rünnakuteks. Veidi enne kohaliku aja järgi, kell 5 hommikul sisenesid 2 F-117 Nighthawk Stealth hävitajad 8 ekspeditsioonilisest hävituslennuväe eskadronist Iraagi õhuruumi, kihutades otse Bagdadi suunas. Nad lootsid oma kiirusele ja vargtehnoloogiale, et vältida riigi õhutõrjet. Jõudes Dora piirkonda, lasid Nighthawkid lahti oma lasti. 4 satelliidiga juhitavad 2000 naelast GDU-27 punkrilõhkuja pommi, mis suundusid otse Iraagi kompleksile. Täpselt samal ajal tulistasid mitmed Punases meres ja Pärsia lahes paiknevad USA laevad ja allveelaevad, sealhulgas Ticonderoga klassi ristleja USS Calpens, Arleigh Burke'i klassi hävitajad USS Donald Cook ja USS Porter, ligi 40 kaugmaaraketti Tomahawk olulistele sihtmärkidele üle kogu riigi. 1 pommidest möödus sihtmärgist, kuid ülejäänud 3 tabasid edukalt, kahjustades peahoonet ja hävitades kõik ümbritsevad rajatised. Kahjuks selgus, et Saddam polnud selle all piirkonnas ning levisid vastukäivad teated selle kohta, kas ta oli varem seal olnud või mitte. Sellegipoolest oli operatsioon alanud ja järgnevatel tundidel pidi see muutuma ainult dramaatilisemaks. Tõepoolest, hiljem samal päeval algas šoki aukartuskampaania täie tõsidusega. 160. erioperatsioonide lennuväerügemendi liikmed ronisid UH-60L Black Hawki ja AH-6M Little Birdi helikopteritesse, mida toetas A-10 Thunderbolt II ründelennuk. Iraagi lõuna ja lääne piire läbi kammides tuvastasid ja ründasid nad 10 vaatlusposte. Mõne tunni jooksul oli üle 70 neist sihtmärkidest hävitatud ning Iraagi sõjavägi oli sisuliselt pimestatud. See sillutas tee Ameerika, Briti ja teiste liitlasvägedele piiri ületamiseks ja Bagdadi poole liikumise alustamiseks. Nad ei liikunud jalgsi, vaid tohututes soomuskolonnides, mis ulatusid miilide kaugusele. Tuhanded sõidukid, sealhulgas Abramsi tankid, Bradley lahingumasinad, järelveetavad haubitsad, miinipildujad ja palju muud tungisid Iraaki. Nende kohal võtsid koalitsioonilennukid kiiresti õhuruumi enda kontrolli alla. Hävituslennukite, pommitajate, ründekopterite ja luurelennukite ööpäevariigsete operatsioonidega, mille eesmärk oli leida ja hävitada nii palju sihtmärke kui võimalik, oli Iraagis seda alanud. Ameerika Ühendriikide šokk- ja aukartuskampaania osutus märkimisväärselt tõhusaks. Konflikti esimestel päevadel tabasid 100 pommid, raketid ja muud laskemoonad oma sihtmärke. Sõjaväe peakorterid varisesid rusuhunnikutesse, sidevärgud katkestati, õhutõrje lammutati ning lugematud teised Iraagi relvajõudude võtmekohad lõigati üksteisest ära ja hävitati. Aberil oli riigil endiselt tohutu armee, kus teenisid sõna otseses mõttes 100 000 inimesed. Tegelikkuses suutis see aga vaevu vastu hakata nendele esimestele rünnakutele, sest valitses nii palju kaost, segadust ja toimus nii palju asju korraga. Bagdadi komandööridel oli võimatu välja töötada või ellu viia mingitki tõhusat tegevusplaani. Sest kaasaegne sõjapidamine ei seisne ainult selles, kui palju tanke sul on või kui palju õhutõrjesüsteeme sa paigaldad. See sõltub tugevalt ka logistika toimimisest ning koalitsioonijõud halvasid selle logistika täielikult, muutes suure osa Iraagi jõust kasutuks.
Samal ajal kui õhuväed puhastasid nende eest teed, liikusid USA väed edasi peatamatu kiiruse ja tõhususega. Nad ei tahtnud raisata aega iga linna ja asula süstemaatilisele puhastamisele oma teel. Seetõttu jätsid nad enamik suuremaid asulaid kõrvale, jättes need tagalasse, et teised üksused nendega hiljem tegeleksid. Kui need liikusid otse Bagdadi suunas, ei kulgenud nende teekond siiski probleemideta. Nad kohtasid teel muidugi mõningast vastupanu, milleks olid näiteks Iraagi armee üksused, Saddam Husseini vabariikliku kaardiväe üksused ja erinevad paramilitaarijõud. Mõned neist võitlesid ägedalt ja surid eesmärgi nimel, millesse nad uskusid. Teised lehvitasid lihtsalt valget lippu, mõistes, et neil pole mingit võimalust Ameerika sõjamasina ülekaaluka jõu vastu. Ameerika sõdurid pidid samuti toime tulema sageli keeruliste ja ettearvamatute tingimustega piirkonnas, kus nad võitlesid. Tolmutormid põhjustasid kaost, näiteks sattusid konvoid lahku ja sõidukid pidid vaeva nägema tee leidmisega. Varustusliinid pidid samuti järjest kaugemal ulatuma, kui väed edasi liikusid, tekitades logistilisi probleeme, mis ähvardasid kogu operatsiooni häirida. Iga läbitud miil tõi kaasa uusi väljakutseid, kuid USA väed jäid kindlaks oma eesmärgile – jõuda võimalikult kiiresti Bagdadi. See oli ainus, mis loeb, ja nad ei lasknud millelgi end peatada. Teisel poolel kasutas Iraagi valitsus oma kontrolli riigimeedia üle, et luua ja hoida üleval optimismi narratiivi. Nad väitsid, et Ameerika väed hävitatakse ja võit on kohe käes. Kuid need valed purunesid, kui vaid paar nädalat pärast operatsiooni algust jõudsid USA väed Bagdadi äärealadele. Seal ootasid neid Saddam Husseini kõige eliitsemad vabariikliku kaardiväe üksused, kes olid nende saabumiseks valmistunud. Linna ümber raeti kaitseringid, paigutati suurtükivägi, toodi välja tankid ja mobiliseeriti 1000 sõdurit. Neil oli koduväljaku eelis, kuid nad ei arvestanud selliste taktikate ega kaasaegse varustusega, mida ameeriklased endaga kaasa tõid. Tänu oma paremale laskekaugusele, optikale ja õhuülemvõimule, USA väed ründasid ja hävitasid Iraagi positsioonid enne, kui nad arugi said, mis neid tabas. Ja 3. aprillil jõudsid väed Bagdadi lennujaama juurde, mida tuntakse ka kui Saddami rahvusvahelist lennujaama. See oli üks kõige paremini kaitstud Iraagi positsioone kogu riigis ning 2 Ameerika sõdurid hukkusid juba varakult miinipilduja tules. Siiski, päeva lõpuks, pärast jõhkrat tulevahetust edasi-tagasi, 3. jalaväediviisi 1. brigaad teatas lennujaama kontrolli alla võtmisest, millesse järgnevateks aastateks oluline USA operatsioonibaas. Järgnev päev osutus otsustavaks. Bagdad oli tohutu linn, kus elas mitu miljonit inimest ning mis koosnes arvukatest tihedatest linnaosadest, labürinditaolistest tänavatest, valitsuse kontrolli all olevatest kompleksidest ja ulatuslikest tööstuspiirkondadest. Isegi maailma kõige arenenuma sõjaväe jaoks oleks see olnud uskumatult keeruline lahinguväli, milles orienteeruda. Kuid USA keskendus endiselt kiirusele ja tõhususele. Meil polnud kavatsust liikuda läbi linna tänava haaval, puhastades ükshaaval hooneid ja liikudes järk-järgult sihtmärgi pool. Selle asemel tahtsid nad kohe Bagdadi südamesse tungida ning nii alustatigi nüüdseks ikooniliste Thunder Runide läbiviimist riigi pealinnas. See taktika seisnes soomuskolonnides, kuhu kuulusid sageli ka Abramsid ja Bradley'd, mis trotsisid tavapärase sõjapidamise reegleid. Nad tormasid läbi linna tänavate otse keskuse poole. Need nägid välja hulljulged, kuid iga Thunder Run oli tegelikult erakordse täpsusega läbi arvutatud. Õhutoetus oli valmis ja ootamas, et vajadusel sekkuda, kui olukord peaks taas halvenema, ning Iraagil polnud Ameerika lähenemisele tegelikult mingit tõsist vastust. Nad üritasid vastu hakata, tulistades kuulipildujate ja rakettgranaadi heitjatega kindlustatud hoonetest, kuid massiivseid mehhaniseeritud rünnakuid peatada ei suutnud. Suurte kiirustega liikumine osutus palju raskemaks, kui keegi oleks osanud arvata. Ja Bagdadi lahing, mille arvati kestvat nädalaid või isegi kuid, sai läbi vaid 6 päevaga. Husseini režiim sai ametlikult lõpu 9. aprillil, mida sümboliseeris 12 meetri kõrguse Saddam Husseini kuju mahavõtmine Bagdadi Firdase väljakul. Selles sünnuses osalesid nii USA merealaväelased kui ka rõõmsad Iraagi tsiviilisikud, kellest paljud lõid kuju jäänuseid haamritega puruks. Pealkirjad üle kogu maailma olid täis uudist, et Iraagi pealinn on langenud. Ameerika operatsioon näis olevat olnud suur edu. Kuid kui tolm happes vaibuma ja suits Bagdadi tuules hajuma, sai valusalt selgeks, et üks Ameerika Ühendriikide peamisi eesmärke polnud endiselt saavutatud. Tema režiim võis küll olla langenud, kuid Saddam ise oli endiselt vabaduses. Kuidagi olid tema ja tema pojad, Uday ja Qusay, kadunud. Sõja uus etapp, Saddam Husseini jälitamine, oli kohe algamas. Mõned vaatlejad ootasid, et Saddam Husseini tabamine toimub peaaegu vältimatult päevadel pärast Bagdadi langemist. Lõppude lõpuks, kui kaugele ta ikka minna sai, kui hästi ta sai end peita, kui kogu tema võim oli temalt ära võetud. Selgus, et ta suutis end palju paremini varjata, kui paljud olid oodanud.
Pärast lahingut otsisid USA väed vihjeid, kasutades kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, et saada kas või killukest infot diktaatori asukoha kohta. Aga midagi ei tulnud. Ei kinnitatud nägemisi ega kontrollitud asukohti. Tundus, nagu oleks endine Iraagi valitseja, üks maailma kuulsamaid ja äratuntavamaid mehi, täielikult jäljetult kadunud. Siis hakkasid levima kuulujutud ja teooriad. Võib-olla peitus ta ühes oma paljudest maa-alustest punkritest, võib-olla oli ta põgenenud Iraagi läänepoolsetesse kõrbealadesse või oli tal õnnestunud riigist täielikult lahkuda ja peituda mõnes teises sõbralikus piirkonnas, näiteks Süürias. Selleks, et olukorra üle mingigi kontroll saavutada ja hakata pusletükke kokku panema, hakati neid järk-järgult koguma. USA sõjavägi lõi üsna ebatavalise jälgimisvahendi. Tagaotsitavate mängukaartide paki, täpsemalt öeldes määrati üle 50 kõrge auastmega Iraagi ametnikule, kaardipakis oma number ja mast, kusjuures Saddam ise oli kõige tipus, Potiässana. Ja samal ajal kui teised üksused keskendusid väiksemate juhtide tabamisele, anti Potiässa otsimine parimatest parimatele. Ülesandejõud 1-2-1. See polnud lihtsalt suvaline sõjaväeüksus, vaid ühendas endas Ameerika sõjaväe parimad elemendid. Alguses kasutasid nad mitme miljardi dollari suuruse luureaparaadi kogu jõudu, rakendades täiustatud signaalide pealtkuulamist koos Delta-üksuse tapva täpsuse ja SEAL Team 6 kogemustega. Koos töötasid nad välja plaani, et täpselt kindlaks teha Husseini asukoht. Nad teedsid, et kuigi kuningas oli troonilt tõugatud, oli tal endiselt palju ustavaid järgijaid, kes jätkaksid tema abistamist igal võimalikul moel. Nii kaua, kui ta oli vabaduses ja tal oli selline toetus, kujutas ta endast jätkuvalt ohtu. Alati oli võimalus, et ta ilmub ühel päeval taas välja, haarab võimu tagasi ja alustab uuesti oma kaose valitsemist. Seda mõistes eeldas ülesandejõud 121, et Saddam kasutab tõenäoliselt oma lojaalseid võrgustikke liikumiseks, eeldades, et ta kasutas näiteks krüpteeritud satelliittelefone, et teenetega ühendust võtta, ning poolmilitaarseid saatjaid, et aidata tal ühest kohast teise liikuda. Seega oli ülesandejõu ülesanne, et võrgustikud vahele võtta, neid ootamatult tabada ja proovida neist üks samm ees olla. Nad tegid kõik endast oleneva, et seda eesmärki saavutada. Nad leidsid üles, pidasid kinni ja üle kuulasid endise režiimi juhte. Nad analüüsisid tohutul hulgal luureandmeid. Nad paigaldasid radareid, satelliite ja muid jälgimissüsteeme, et otsida kõrvalekaldeid, kahtlasi märke, vihjeid, et midagi suurt võib juhtuda. Nad peatasid kolonne ja korraldasid haaranguid baasidesse. Iga kord, kui tuli oluline luureinfo, tegutsesid nad selle põhjal, kuid ikka ja jälle jäid Ameerika tegevused tulemusteta. Kuhu iganes nad ka ei läinud ja mida iganes nad ka ei teinud, tundus, et nad jõudsid alati liiga hilja. See oli peamiselt sellepärast, et Saddam oli teinud mõistliku otsuse loobuda täielikult kaasaegsetest tehnoloogiatest. Nii et samal ajal, kui eriüksuse operatiivtöötajad jälgisid raadiosagedusi ja pealt kuulasid raadiosidet, kasutas mees, keda nad jahtisid, tegelikult palju analoogsemaid suhtlus- ja liikumisviise. Ta oli digitaalse jälitusvõrgu neutraliseerinud, pöördudes tagasi inimestevaheliste suletud kullerite süsteemi juurde, lootes vanadele hõimulojaalsustele ja tihedatele sidemetele oma kodulinnas ja selle ümbruses, et jääda radarilt välja. 2003 aasta juulis sai USA lõpuks läbimurde. Saddami perekonna lähedane sõber andis usaldusväärset teavet Saddami 2 poja, Uday ja Qusay asukoha kohta. Nad olid varjunud kindlustatud turvamajja põhjaosas asuvas Mosuli linnas. Võib-olla oli Saddam seal koos nendega või ehk oli seal keegi, kes vähemalt suudaks neid tema juurde juhatada. Ülesandejõud 121, keda toetasid. Ülesandejõud 20 üksused ja 101. Õhudessanti 5 liikusid rünnakule. Nad piirasid varjupaiga 22 juuli hommikul sisse ja keskisid Husseinitel välja tulla ning alla anda. Nad ei vastanud ja USA ei jäänud ootama. Operatsioonis osalejad murdsid uksed maha, oodates kiiret alistumist. Selle asemel sattusid nad kuulirahe alla. Uhkes äge tulevahetus, mille käigus sai 3 eriüksuslast haavata. Seejärel tõi USA välja raskerelvad, pommitades varjupaika M2 Browningu kuulipildujate, AT4 tankitõrjerelvade ja Mark 19 granaadiheitjatega. Kohale saabus ka 200 lisaväelast, et abistada. Mõni tund hiljem raputas maja 10 BGM 71 Tau raketisalvo, mis jättis suure osa hoonest varemetesse. Kui Ameerika sõdurid russusid läbi otsisid, leidsid nad Uday ja Qusay surnukehad. Saddam kuulis peagi uudist ja andis välja avalduse, nimetades oma poegi ja pojapoega, kes samuti rünnakus hukkus, märtriteks. 2 suurt nime kõige tagaotsitumate nimekirjas olid kõrvaldatud. Aga Potiäss oli endiselt vabaduses ja USA ei paistnud olevat sellele lähemale jõudnud. Nädalad muutusid kuudeks, kui USA ajas taga üht ummikusse viivat jälge teise järel. Kokku viidi 2003 aasta juulist detsembrini läbi 12 ebaõnnestunud haarangut ning 600 täiendavat operatsiooni Saddam Husseini tabamiseks, mille hulka kuulus umbes 300 ülekuulamist.
Miski ei toiminud, kuid aegamisi kogus töörühm üha rohkem andmeid ja suur osa neist andmetest viitas ühele kindlale asukohale, Tikritile. See oli koht, kus Saddam sündis ja veetis oma kujunemisaastad. Koht, millega tal olid kõige lähedasemad sidemed ning koht, kust pärinesid ka paljud tema kõige ustavamad järgijad ja režiimi liikmed. See oli loogiline. Nagu haavatud loom oli Saddam näiliselt taandunud ainsasse paika, kus ta end kõige turvalisemalt tundis, lootes nende inimeste peale, keda ta kõige rohkem usaldas, et nad teda kaitseksid, kuid USA oli talle lähenemas. Mõistes, et endine president viibib tõenäoliselt Tikriti piirkonnas, hakkas rakkerühm 121 võrku koomale tõmbama, keskendudes otsingutes just sellele piirkonnale. Alustati tõsist jälitusoperatsiooni, jälgides kõigi nende liikumisi, kellel võis olla seos kukutatud diktaatoriga. Lõpuks keskendusid nad Saddam Husseini siseringile, al-Muslihi suguvõsale. Läbimurre ei olnud ootamatu ülestunnistus, vaid ülekuulamiste jada. Kinnipetev nimega Basim Latif juhatas uurijad järgmise lojaalse isikuni, kuni nad lõpuks jõudsid Muhammad Ibrahim Omar al-Muslihini, keda tunti ka Task Force 121 jaoks. Nii paksu mehe kui allikana oli Omar üks Saddami sugulastest ja ihukaitsetest ning ka lähedane usaldusalune. Kui USA suudaks ta leida, võiks see lõpuks lõpetada selle näiliselt lõputu otsingu. Task Force 121 korraldas välkkiire haarangu Bagdadis asuvale turvamajale, kus Omar end varjas. Ameerika operatiivtöötajad liikusid nii kiiresti, et tal polnud aega põgeneda ega võimalust reageerida. Ta viidi kiiresti turvalisse ülekuulamispaika, kus teda küsitleti. Väidetavalt osutas Omar vastupanu ega lasknud end isegi ahvatleda $1 miljoni suurusest preemiast, mida pakuti igasuguse teabe eest, mis viiks Saddam Husseini tabamiseni. Kuid lõpuks murdus ta järgmiseks hommikuks. Tegelikult ütles ta USA-le täpselt seda, mida nad teada tahtsid. Mitte ainult umbkaudset kirjeldust, kus Saddam võiks olla, vaid täpse asukoha, kus ta sel hetkel peidus oli. Holmune, mahajäetud talukoht Al-Dauri lähedal. Aeg hakkas nüüd tiksuma, info oli värske ja tundus usaldusväärne, kuid nii paranoilise sihtmärgi nagu Saddam puhul pidi USA tegutsema kiiresti. Kui diktaatoril oleks olnud mingigi aimdus või kui keegi oleks suutnud teda hoiatada, et Omar on kinni võetud, oleks ta võinud hetkega piirkonnast põgeneda ja taas kaduda Iraagi avaratesse kõrbesse. Ilma aega raiskamata koondati suur löögirühm ning piirkonda, millele Omar viitas, saadeti 600 sõdurit. 2003 aasta 13. detsembri õhtul, kui rünnakurühm lähenes Al-Daurile, olid 2 hoonet määratud eriti oluliseks ja neile anti koodnimed Wolverine 1 ja Wolverine 2. See on viide 1984 aasta filmile Punane koit, mille järgi nimetati ka operatsioon ise. Arvatakse, et Saddam peidab end ühes neist 2 kohast ja USA-l ei ole mingit kavatsust lasta tal põgeneda. Kõik vajalikud vahendid põhjalikuks tabamiseks on kohale toodud. Varuüksused ja täiendavad jõud on valmis kohe tegutsema, kui midagi peaks valesti minema. Perimeeter on loodud nii, et isegi kui Saddam üritab sõidukiga põgeneda, ei ole tal mingit väljapääsu. Ta põrkub paratamatult vastu Ameerika terasest müüri. Ühel või teisel viisil see ongi see hetk, mille nimel kõik on seni toimunud. Kui perimeeter on kindlustatud, liiguvad eriüksuse eliitoperatiivtöötajad sisse, et töö lõpule viia. Nad liiguvad kiiresti, toetudes oma öövaatlusseadmetele, et pimeduses hõlpsasti orienteeruda. Nad lähenevad Wolverine 1-le ja tungivad hinge kinni hoides sisse, lootes ja oodates, et näevad diktaatorit nurgas kükitamas. Aga ei, koht on tühi. Teine meeskond liigub Wolverine 2 juurde ja kogeb sama pettumust. Mõlemad asukohad on üle kontrollitud, mõlemad on andnud mitte midagi. Saddam on endiselt vabaduses, kuid USA-l on endiselt tugev põhjus uskuda, et ta on selles piirkonnas. Tal oli väga vähe aega, et mingitki põgenemist korraldada. Nii et selle asemel, et taanduda, kästakse eriüksusel läbi viia laiem otsing, kontrollides iga ümbritsevat hoonet, iga ehitist, kõike. Saddam peab kusagil seal olema. Lõpuks satuvad mõned sõdurid teise lihtsa onni peale, mis näeb välja nagu kõik teisedki selles piirkonnas. Kuid kui üks sõdur lõi jalaga põrandakatte tükki eemale, avastas ta ühe olulise erinevuse. Väike ruudukujuline avamaas, ämblikuauk, ideaalne koht tagaotsitavale diktaatorile, kes on põgenemas ja vajab peidupaika. Kuid enne, kui sõdur jõudis isegi otsingut alustada, ilmusid ämbliku aurust välja paar kätt. Need olid Saddam Husseini käed. Saddam ei üritanud põgeneda ega võidelda. Ta teadis, et tema põgenemisaeg oli läbi saanud, mäng oli läbi ja ta andis end oma vaenlastele alla. Kui ta oma peidukohast välja tuli, oli ta peaaegu äratundmatu võrreldes selle kõikvõimsa ja vallutava diktaatoriga, kes ta kunagi oli olnud. Kadunud olid teravad ülikonnad, sõjaväevormid ja laitmatult hoolitsetud nägu. Nende asemel seisis räpane ja lohakas inimene. Tema juuksed olid pikad ja metsikud, habe oli välja kasvanud ja halliks läinud. Füüsiliselt oli ta oma endise minavari, kuid vaimselt sai ta selgelt aru, kes ta kunagi oli olnud. Tema esimesed sõnad oma vangistajatele olid lihtsad ja selged. Mina olen Saddam Hussein. Mina olen Iraagi president ja ma tahan läbi rääkida. Vastus, mille ta sai, oli veelgi lühem. Tervitused president Bushilt.
Tema peidupaika uurides leidsid operatsioonis osalenud, et see oli uskumatult kitsas punker. Vaevu 6 jalga sügav ja just nii lai, et üks inimene sai sirgelt lamada. See oli varustatud lihtsa õhuavaga ja väljatõmbeventilaatoriga, et takistada Saddam Husseini lämbumist. Kuid see oli kaugel luksuslikest paleedest, millega Saddam Hussein oli varasematel aastatel harjunud. Sõdurid leidsid seest ka veidi toiduvarusid, suure hulga sularaha ja mõned relvad, mida Hussein ilmselgelt otsustas mitte kasutada. Ta laaditi kiiresti helikopterile ja viidi turvalisse asukohta. Jaht oli lõpuks läbi. Odjas oli leitud. Päev hiljem ütles Ameerika diplomaat Paul Bremer surematud sõnad. Daamid ja härrad, meil on ta käes. Sõjavägi avaldas kaadrid ja pildid Saddami tabamisest ja arstlikust läbivaatusest. Kunagi kardetud diktaator, mees, kes oma võimu tipul tundus peaaegu võitmatu, nägi nüüd välja nõrgem kui kunagi varem. Ta jäi edasi kõrge väärtusega sõjavangina vahi alla. Samal ajal lõi ajutine Iraagi valitsus erilise kohtuliku raamistiku, et teda nende riigi vastu toime pandud kuritegude eest kohtu alla anda. 2005 aastal algasid kohtumenetlused. Saddam kaitses end nii hästi kui suutis, vastates talle esitatud süüdistustele sama jultumuse ja enesekindlusega, mis iseloomustas tema võimuloleku aega. Kuid ükskõik mida ta ka ei öelnud, ei suutnud see ümber lükata tema vastu esitatud ülekaalukat tõendusmaterjali. Ja 5. novembril 2006 kuulutati välja paratamatu kohtuotsus. Saddam Hussein mõisteti süüdi inimsusvastastes kuritegudes ja talle määrati surmanuhtlus. 30. detsembril 2006 viidi kohtuotsus täide. Ja mees, kes oli terroriseerinud mitte ainult üht rahvast, mitte ainult üht piirkonda, vaid kogu maailma, toodi lõpuks kohtu ette. Tema hukkamine tähistas Lähis-Idas ühe ajastu lõpliku lõppu, ajastu, mida olid valitsenud hirm ja vägivald. Mees, kes oli valitsenud hirmu abil, ehitanud kindlustatud punkreid ja juhatanud massimõrvu, oli lõpuks tabatud sõdurite poolt, kes seadsid lõksu ühel pimedal detsembri ööl. Et näha, kuidas sõjatehnoloogia muutis jõudude tasakaalu teises laastavas kaasaegses konfliktis, klõpsa kohe oma ekraanil olevale videole ja kohtume järgmisel lahinguväljal.